aeg on vist sealmaal, et ma teen otsa lahti ja siis ma otsustasin, et ma teen korraks kogu selle asja nagu sissejuhatuseks ühe tagasipõike, ehk siis enam-vähem täna või natukene kuu siia või kuu tänna sai valmis 10 aastat tagasi riigipilve kontseptsioon. Ja mul õnnestus sellel kontseptsiooni kokkupanekul osaleda ja siis mälu värskenduseks ma vaatasin, et mis on vahepeal juhtunud ja kuhu me oleme jõudnud. Ja siis mis probleemi me tegelikult sellega toona lahendasime. Me lahendasime seda probleemi, et meil oli hulk asutusi, kelle puhul me teadsime, et nad on nõuetele mitte vastavates seadmeruumides, aga nad tahaksid hirmsasti ise nagu toimetada. Ja siis kuidagi jõudsime riigipilveni selleks, et tol ajal oli enam kui selge, et tegelikult avalike pilvede kasutamist toona ei olnud võimalik legaalselt kuidagi teha. Ja siis saigi kokku riigipilv ja samal ajal sai kirja ka esimesed mõtted andmesaatkonnast, riigipilve kontseptsioonidokument, millele ma olen viidanud. Selle leiab riigipilve veebilehelt üles, et see küll räägib andmesaatkondade võrgustikust, täna meil on üks ilus toimiv andmesaatkond, et me natukene oleme võib-olla ajast maas ja see riigipilve kontseptsioon räägib ka sellest, et meil seotakse kõik asjad ära kenasti avalike pilvedega, siis täna me oleme juba seal, et me saame läbi riigipilve iseteeninduse kasutada ka esimest 2 suurt avaliku teenuse pakkuja pilvteenust. Et võib-olla see oleks siis selline killuke ajaloost ja kes viitsib seda lugeda, siis seda on mingi 18 lehekülge, et selline tore lappamine, kuidas mingi asi alguse sai ja miks me siin oleme täna, kus me oleme. Ja ma arvan, et eks nii riigipilv kui ka andmesaatkonna mõte, see on jätkuvalt ülevaatamisel ja arenemisel ja ma arvan, et sellega lähevad asjad täpselt nii, nagu peavad. Ja kui me alustasime ise riigipilve kasutamist, siis meie jaoks oli ta ennekõike see koht, kus me saime katsetada esmalt pilveteenuste kasutamist väljaspool oma taristut. Et me täna ka opereerime ikkagi suures mahus, üle 3/4 on umbes kogu taristuteenustest on täna meie enda taristus, aga me teeme seda samamoodi nagu põhimõtteliselt kasutades privaatpilve. Ja meie jaoks oli oluline see, et me saaksime vaadata, et kas ja kuidas me saame kasutada kolmanda osapoole pilve, antud juhul siis riigipilve, mis väljakutsed sellega kaasnevad ja kuidas saada enda taristu nagu fataalse rikke korral olulisi teenuseid siis riigipilve näitel tööle. Alustasime loomulikult ClickOpsist. See on nüüd asi, millest ma käin mitu korda üle, et ärge tehke seda. Mängida võite ClickOpsiga, ehk siis mida mina nimetan ClickOpsiks on see, et te võtate veebiliidesest mingisuguse kasutajaliides lahti ja klikite endale virtuaalmasinad või mingid ressursid käima. Sellega juhtub lihtsalt see õnnetus, et see ei ole taaskorratav. Ja see, kes tänane selle käima klikkis, seda ei pruugi homme enam asutuses olemas olla. Ja miks ta üldse käima klikiti, sellest puudub teadmine. Et niisuguseid asju juhtub, kõigiga juhtub. Ja nii nagu ma mainisin, siis tegelikult riigipilv on meie jaoks, kuna me käitame oma teenuseid täna suuresti veel oma taristul, ka kohaks, mida me saame kasutada siis oma taristurikete maandamiseks. Ja meil täna on tegelikult üsnagi olulised teenused otsapidi riigipilves ja nüüd juba on ainult riigipilves. Pärastpoole natukene lähemalt sellest. Ja mida me oleme varasemalt teinud, on see, et me oleme mitmetel valimistel tegelikult valimistulemuste veebi ühte õlga pidanud riigipilves. Just sellepärast, et kui meil see kõige tähtsam hetk hilisõhtul on, siis meediamajad ja kodanikud saaksid omale huvitava info kätte. Ja siis valimiste infosüsteemi nagu passiivne õlg oli samamoodi seal. No nii, sellest võib-olla siis see, mis ta oli. Mis ta täna on, siis ma eile vaatasin, et mis seisus see asi on, et niimoodi kiirelt otsa vaadates tundub, et on meie riigipilves olevad ressursid on täna meie enda taristu mahust umbes 1/6, ehk siis 400 pluss virtuaalmasinat ja siis 10 pluss Kubernetese põhist toodanguklastrit. Sellele lisandub veel umbes 20 kupsi klastrit, mis on siis arenduse testi jaoks. Ja täna meie jaoks on riigipilv ennekõike siis
Eesti Vabariigi pinnal olev teenusepakkuja, kelle juures me saame kasutada KUPS-i teenuseid. Me tegime enda jaoks otsuse ära, et me enda taristusse KUPS-i võimekust välja ei ehita ja pikemas perspektiivis läheme lihtsalt kasutama KUPS-i teenuseid siis pildteenuse pakkujate juurde. Ja vähesemal määral on ta meil kasutusel ka täna EAS-i keskteenuste jaoks ja siis riigipilv 2.0 ehk siis nüüd uued pilveteenused. Siis võib-olla meie jaoks on ta kõige tähtsam on see, et ta on meie jaoks kõige lihtsam ja kiirem viis geopoliitiliste riskide maandamiseks, ehk ta füüsiliselt on väljaspool Eestit ja siis ka vähem aldis kõikvõimalike füüsiliste mõjutuste suhtes. Ja olukorras, kus me täna tegelikult oleme enda taristuga riigipilvega koos sarnastes või samades ruumides, siis me lihtsalt neid taristuriske maandame, aga füüsilise taristuriske mitte väga. Ja seetõttu see riigipilv 2.0 EU sait on meie jaoks hästi oluline, et me saame seal oma teenuseid käitada. Ja siis, mis veel? Ma siis räägin sellest õpikohtadest, see on võib-olla kõige huvitavam osa. Nii nagu ma alguses kohe mainisin, on see, et see ClickOps on niisugune halb asi, millest peab kõrvale hoidma. Kui te üldse ei saa seda mitte teha, tehke seda, aga te mingil hetkel võtate selle sama asja uuesti käsile ja te hakkate käsitsi tehtud tööd uuesti automeerima. Et võimalusel võiks seda proovida teha kohe algusest. Ehk siis, kui teil on olemas mingisugune automaatika oma masinapargi ülessajamiseks, haldamiseks, muutmiseks, olgu see Ansible, olgu see mis tahes skriptitud asi, mingisugune kolmas lahendus, proovige see riigipilve osa sellega kokku panna. Ja kui me räägime nüüd läbi riigipilve saadavatest AWS ja Azure'i teenustest, täpselt sama jutt, ärge minge sinna ClickOpse tegema, sellepärast et seal avalduvad vead üsna kiiresti ja valusalt rahakotis. Ja ClickOpsi tehes on seal hästi kerge vigu teha, et proovige selle vältida. Ja mida kindlasti tasuks veel korra ära teha, on see, et kui teil on vähegi suurem nagu taristu, siis ilmselt on mõistlik üsna varakult läbi vaadata oma olemasolev võrgustruktuur, kogu pääsu- ja haldusküsimused, kuidas sa pääsed ressurssidele ligi, kuidas sa tegeled nende ressursside inventuuriga, kuidas sa tegeled varade haldusega, paikamise, varundusega, kõik muud sellised küsimused. Ja ütleme, minu jaoks on hästi oluline see varunduse taastatavus, et kui te kasutate ühe pilvteenuse pakkuja teenuseid, olgu selleks siis riigipilv või mingisugune muu pilveteenuse pakkuja, mõelge palun sellele, et teie varukoopiad ja teenused ei oleks ühes asukohas. Need tuleks laiali hajutada, sellepärast et kui selle füüsilise asukohaga juhtub mingi õnnetus, siis võib juhtuda, et te olete nii oma infosüsteemist kui varukoopiatest ilma. Et see on nagu asi, mida kiputakse tihtipeale unustama ja pilvteenuse siis nii-öelda varased kasutajad kipuvad millegipärast eeldama, et pilvteenuse pakkuja juures olev virtuaalmasin on täiesti maagiliselt varundatud ja täiesti maagiliselt kõrgkäideldav, mis sest, et teda on ainult üks ainukene. See on täielik eksitus, ärge tehke nii. Teie vastutate enda ressursi eest, teie vastutate enda teenusest, pilvteenuse pakkuja on see, kes tagab teile toimiva taristu. See, mida te seal kokku keerate, see on juba teie asi. Soovitan keerata kokku häid asju. Ja tegelikult enda maja pealt me siis katsetasime ka riigipilve näitel ja katsetame jätkuvalt seda, et kuidas me saaksime anda äritiimidele võimalikult suurt autonoomiat. Ja võib-olla kõige levinumaks probleemiks on see, et äritiimidel ei pruugi tihtipeale olla piisavalt sügavat võrgu- ja tulemüürimise alast teadmist, et sellel osal tasuks nagu näpp peal hoida. Et seda osa tuleks aidata neil siis õigesti teha. Et see ei võta palju ressurssi, aga selle kasutegur on päris hää. Ja loomulikult ei tasu unustada paikamist, et praeguses küberturbe situatsioonis vahet ei ole, kas sa oled pilves või oled sa oma taristul või oma füüsilise raua otsas. Tõenäoliselt sa pead paikama tihedamini kui korra kuus. Miinimum oleks kord kuus, mina ütleks, et paigake niipea, kui kriitilised turvanõrkused avalduvad, mis omakorda tähendab seda, et vähegi suurema taristu puhul on seda ainuvõimalik ja mõistlik teha automatiseeritult, sellepärast et
kuni mõnikümmend masinat suudab võib-olla mõistliku aja jooksul üle joosta, aga kui sul on tegemist sadade või tuhandete masinatega, nagu meie taristu puhul on, siis seda lihtsalt ei ole võimalik käsitsi teha. Et need oleks võib-olla sellised olulisemad märksõnad ja siis võib-olla nagu veidikene tehnilisemaks ronides on see, et tasuks vältida venitatud andmekeskuste mudeli ülesehitamist. Mida ma selle all silmas pean, on see, et varasemalt nii RIA kui ka teised asutused kindlasti tekitasid selliseid andmekeskuseid, kus võrgud olid üle andmekeskuste omavahel kokku pinditud, siis masinad nägid teineteisi üle siis andmekeskuste. Seda ma nimetan venitatud andmekeskuste mustriks. Iseenesest ta töötab, seal ei ole häda midagi, välja arvatud füüsiline piirang. Et umbes 4-50 kilomeetrit on okei, aga peale seda see asi läheb tuksi, sul andmebaasid enam ei käi omavahel kokku, andmete replikatsiooniga tekivad küsimused. Ja kui me räägime nagu päriselt pilvemaailma minekust, siis tegelikult tuleks käsitleda igas erinevas andmekeskuses olevat siis riigipilve lokatsiooni täiesti sõltumatu autonoomsena, ehitada sinna oma teenus täies mahus üles ja siis tegelikult teha lülitust üle andmekeskust. Et kui üks andmekeskuses midagi juhtub, teenus kukub seal pikali, sa lülitad lihtsalt varu paigaldisele ümber. Ehk siis ühes riigipilve asukohas on üks teenus täisfunktsionaalne, ei kasuta mingisuguseid ristsidemeid kuskil kõhu all. Ja selle nagu win on tegelikult see, et kui te tahate võtta hiljem juurde näiteks riigipilve 2.0 Luxisaidi, mis on siit umbes 1200 kilomeetrit eemal, valguskaablit pidi, siis see tähendab seda, et venitatud muster seal lihtsalt enam ei tööta eelmainitud põhjustel. Ja täpselt sama jutt kehtib ka Amazoni AWS-i pilveteenuste osas, et täpselt samad probleemid. Ja siis loomulikult see ümberülitusvõimekus, et kuniks te majandate 1-2 kriitilise teenuse või teenusega riigipilves, siis võib mõelda selle peale, et ümberülitus saab teha käsitsi, aga see tähendab seda, et töövälisel ajal, kui teil on 24/7 teenust, teil peab olema keegi, kes seda teeb, keegi peab seda monitoorima, nii et minu soovitus on mõelda varakult automaatsele failoverile, mis suudab seda inimeste eest siis teha, kui inimesed magavad. Ja inimesed peavad saama magada. Ja tegelikult ma siin paar korda olen nii AWS-i kui Azure'i maininud ja tegelikult riigipilv on lihtsalt ühe teenuse pakkuja poolt pakutav teenus, pilveteenus, mis tähendab seda, et ta on samamoodi aldis õnnetustele, nagu iga teine. Ja selle jaoks on võib-olla oma kriitilisemate teenuste kontekstis tasuks mõelda juba varakult seda, et kaasata pilti juurde kas AWS või Azure või mõlemad, kuidas teil parasjagu rahakott lubab. Tehnilisemas keeles see tähendab seda, et te peate mõtlema multicloud setupi peale. See seab täiendavad väljakutsed, see tekitab täiendavad kulud, sellepärast et erinevatel teenusepakkujatel on erinevad mustrid kasutusel. Kui minna Kubernetese põhisele maailmale, siis see teeb seda asja natuke lihtsamaks. Aga mida me oleme enda jaoks nagu mõelnud niisuguse piiranguna on see, et me proovime säilitada agnostilisust pilveteenuse pakkuja suhtes. Mida see tähendab kõige lihtsamas keeles on see, et kui meil tekib kiusatus valida näiteks Azure'is või AWS-is mingi väga fancy ainult selle pilveteenuse pakkuja põhine teenus, siis me mõtleme 3 korda, kas see on mõistlik mõte, sellepärast et kui me tahaksime ümber kolida, ma ei tea, riigipilvest Azure'i, Azure'ist riigipilvest AWS-i või vastupidi, siis tegelikult see ei ole enam võimalik ja me peame hakkama oma infosüsteemi ümber kirjutama. Et seda tasuks vältida. Loomulikult see tähendab seda, et natuke tuleb ise rohkem tööd teha või teisest küljest võttagi teadlikult sisse risk, et me teeme selle otsuse, et me kasutame näiteks Amazoni Glacieri või Deep Archive'i ja see on meie jaoks ja riskiplaan selle teenuse probleemseks muutumisel on selline ja see võtab nii palju aega. Et need oleksid nagu võib-olla sellised märksõnad, mida tasuks nagu silmas pidada. Meie enda seiklustest. Täna me käitame enda, võib-olla siis lõpetuseks, et täna me oma taristus käitame kogu oma taristusteenuseid puhtalt automatiseerituna. Me ei loo virtuaalmasinaid ega ressursse käsitsi, selleks, et me lihtsalt ei suuda seda ära hallata. Täna me oleme otsapidi riigipilves veel ClickOpsis oma vanade teenustega, millega me alustasime.
ja koristame seda saba, see on päris piinarikas tegevus ja samamoodi on päris piinarikas väljakutse on kogu see inventuuri teema, kogu see varade halduse teema, mis sellega kaasneb tegelikult. Et veel korra, ärge tehke seda. Kui võimalik, kasutage mingisugust automaatika lahendust. Ja me vaatame praegu oma kriitiliste teenuste osas AWS-i suunas selleks, et vaadata, kuidas nagu päriselt suur kommertsvendor võimaldab asju lahendada, kas see on meie mustrisse sobituv ja kui hästi me suudame tegelikult näiteks riigipilve ja AWS-i vahel hakata oma teenuseid ümber lülitama ja peegeldama. Et see on selline huvitav seiklus, mis on meil selle aasta teisel poolel ees, siis esimese 5 kriitilise teenusega, mida me pakume oma klientidele. Võib-olla ma saan sügisel sellest natuke lähemalt rääkida, et kui kaugel me seal oleme ja missugused karid me oleme kuskilt vee alt üles leidnud. Loodame, et ei ole neid, aga never say never. Vot niimoodi, mul on siis vist mingi 8 minutit aega, et kui keegi tahab küsida, diskuteerida teemadel, siis nüüd on täpselt õige hetk. Kohe mikrofon läheb sisse. Ja suur aitäh selle ettekande eest ja tõesti, saate küsida, mõned küsimused on juba laekunud läbi selle keskkonna, palun neid siis siia sõnastada. Vaatan kohe, millised. Ja, kas ja mis tingimustel ja ajaraamis RIA saaks riigipilve asemel ainult avalikke pilvesid siis kasutada? Me oleme enda jaoks seadnud eesmärgiks, et me oleme võimelised selle aasta lõpuks käitama 5 oma kriitilist teenust avalikus pilves ja järgmise aasta lõpuks kõiki 20. See tähendab muuhulgas seda, et ta on avalikus pilves ja kuskil mujal, kas siis meie taristus või riigipilves. Kõikide teenuste osas vastus on natukene depends, sõltub sellest, kui hästi me saame nüüd peale jaanipäeva oma teenuste migreerimisega minema. Me oleme paar pokki teinud. Need tunduvad, et töötavad mõistlikult, aga mürki veel ei saa võtta. Kui lumepall läheb kergesti veerema, siis ma julgen oletada, et äkki järgmise aasta lõpuks on rohkem kui 20 teenust meil tegelikult avalikus pilves. Ja aus vastus on see, et me tegelikult tahame tõmmata enda taristu pidamist koomale nii minimaalseks kui vähegi võimalik, selleks, et see ei ole meie põhiäri. Arusaadav. Millised on seni olnud suurimad ebaõnnestumised? ClickOps. Ja tegelikult teine võib-olla, ma isegi ütleks, et ta on ebaõnnestumine, on see, et me täiesti teadlikult oleme andnud oma äritiimidele päris suure vabadusastme. Reaalselt me oleme nüüd jõudnud kaarega sinna tagasi, et me peame natukene tegema omavahel kokkuleppeid, millega me tegeleme, millega me ei tegele. Ehk siis selle suurest vabadusastmest tuleneva loomaaia ärahaldamine on pärast eraldi väljakutse, et seal selle tasakaalupunkti leidmine on võib-olla see, mis on tähtis, aga ma arvan, et jätkuvalt, et selle vabadusastme andmine on oluline, et see õpikoht nagu ise ära kogeda. Et seda ei võta raamatust, et ära astu selle reha peale või ära proovi seda tulist asja näpuga torkida. Et see lihtsalt on vaja ära kogeda ja see on enda asutuse puhul on hästi oluline see õige piir nagu tunnetada. Ma pooldan seda, et oleks vabadusaste olemas, sellepärast, et kui me teeme asjad, paneme nagu hästi nagu kindlatesse raamidesse, siis juhtub lihtsalt see, et me tapame oma asutuses innovatsiooni ära. Ja seda me ei taha tegelikult. Et tiiger peaks ikkagi hüppama. Et kui pikk kett on tiigri kaelas, et see on siis küsimärk. Kuivõrd siis universaalsed lahendused sobivad kõigile, et kuivõrd teile tuli teha ikkagi erilahendusi? Me proovime kasutada nii palju olemasolevaid vabavaralisi lahendusi oma probleemi lahendamiseks kui võimalik. Ja kui me vähegi saame, siis me teeme kõik selle, mida me oleme teinud jätkuvalt siis GitHubis ja koodivaramus kättesaadavaks. Et taaskasutamine on see võti, millesse me nagu jätkuvalt usume. Kas ja kuidas on kontrollitud siis pilves olevate teenuste kvaliteet, näiteks kas kasutatakse oma taristus olevaid tehnoloogilisi standardeid ja nii edasi? Me käsitleme nii avaliku pilve kui riigipilve kui enda taristu teenuseid täpselt samal moel. Ehk siis, kui teenus hakkab laivi minema, ta läbib kohustusliku pentesti.
kui seal leitakse mingisugused nõrkused, need tuleb ennem ära klaarida, kui töö ajal leitakse nõrkused, nendele tuleb täpselt samamoodi reageerida. Et me ei erista selles mõttes neid asju omavahel. Meie jaoks on nad samad asjad. No siin on juba sellised terminid, ma ei tea, kas ma loen valesti või ma ei saa aru, aga mis on halba venitatud võrgul Ädala GDC vahel ja lülitatav AVS siis? Mis on halba või? Jah. Ädala ja GDC vahel venitatud võrgul ei olegi midagi halba, selleks, et nad omavahel mahuvad umbes 40 kilomeetrisse lõiku ära ja seal valgus väga hästi liigub punktist A punkti B. Halvaks läheb ta siis, kui me tahame teda venitada 1000 kilomeetri kaugusele, siis tekivad hilistused. Võrk töötab, aga selleks, et sul näiteks andmebaasi erinevad õlad oleksid omavahel sünkroonis, siis see ei ole enam võimalik. See ongi põhiline erisus. Mis oli suurim hirm, mis ei realiseerunud? Siis riigipilve ja avalike teenuste osas. Riigipilve osas meil oli teatud hirm selle teenuse kvaliteedi ja toimivuse osas, siis kui me alustasime, aga see hirm, ma arvan, et tänaseks on maha võetud ja riigipilve kolleegid on meie jaoks on tegelikult väga head partnerid. Et asi toimib ja see, kuidas nad on jõudnud nüüd riigipilve 2.0-ni, seal on olnud väljakutseid, see on okei. Igal pool on sellised asjad, et minu meelest on asi, mida tasub kindlasti katsetada. No ebaõnnestumistest rääkisime, aga ütleme ikkagi, millised on need suurimad õnnestumised ja suurimad plussid sellel üleminekul? Võib-olla suurematest paigaldistest riigipilve näitel me saame öelda, näiteks Eesti äpp jookseb seal puhtalt. Tundub, et toimib. ja riiklik postkast täpselt samamoodi ja riigiportaal tegelikult ronib sinna täpselt üsna peatselt. Ja siiamaani need asjad on meie jaoks toiminud ootuspäraselt. Et ma loen neid õnnestumisteks. Väga hea. Kui saalist rohkem küsimusi ei ole, siis tõmbame sellele arutelule joone alla. Suur aitäh ja jõudu tööle, mis muud. Me täname.